Aitäh, hea juhataja, lugupeetud Lauri. Sa nimetasid mitu riiki, kus selline seadus on juba rakendatud, naaberriigid, kaugemad riigid. Ja ega tegelikult siin Eestis on ka see ju täitsa rakendatud näiteks koolides ja kõrgkoolides. Tulemushinne. Käid koolis, saad hea hinne, ei käi koolis, saad paha hinne. Eks sama, kui me siin rakendame ka selles Riigikogus, oleks see väga hea, aga mul küsimus on selline, et milline lootus on selles motivatsioonis, kas see on piisav selleks, et inimesed käiks ja teeks oma tööd koha peal või võib juhtuda nii, et lihtsalt käib, hääletab ära või vajutab nupule ja kaub ära. Aitäh! Aitäh! No, ütleme niimoodi, et hinde ikkagi paneb selles osas, ma olen nende poliitikutega nõus, et kes ütlevad, et hinded me saame kätte iga 4 aasta tagant. Aga mis puudutab üleüldist tööprotsessi, siis see peab olema tagatud sellisel viisil, et meil oleks võimalus teostada järelevalvet Riigikogu liikme töö osas. Ja ma arvan, et see süsteem, mis puudutab nii-öelda töö sidumispalgaga, on üks instrument tõesti, mida me võiksime rakendada. Nüüd siis, kas Riigikogu liige nüüd teeb tööd põhjalikult ja mis põhjalikkusega, ega selle sisse me ka ju ei saa vaadata ja sellist paralleeli võib-olla ei ole ka kohane tuua, et ülikool või kool, et nemad saavad hindeskaalad, et meil sellist hindamist kindlasti Riigikogu liikme töö osas ei saagi olla. Aga see suund, et me peaksime tegema süsteemi läbipaistvamaks, arusaadavamaks, mida aga tegelikult meie inimesed, meie valijad ja kodanikud ootavad, see on nagu õige suund. Ja kui me räägime nüüd läbipaistvusest veelgi, siis on meil veel üks eelnõu siinsamas Riigikogus, mis tuleb meil lugemisel neljapäeval, mis puudutab siis valitsuse liikmete esinduskulude läbipaistvaks tegemise eelnõu. Praegu on ju täpselt nii, et kuigi me räägime siinsamas tulevad ministrid, et me peame julgeoleku maksu nime all tõstame makse, keskkonnamõjude nime all rakendame uusi makse automaksu osas, mis siis, et pärast Ericsson ütleb, et teate, me rohkem siia investeerida taha ja jätta 155 miljonist ilma. Ja nüüd on siis ministrid, kes kõik seda siin nagu väljendavad ja räägivad ja tõestavad, et neil on õigus, siis samas ei taha oma esinduskulusi läbipaistvaks teha. Ja ausalt öeldes peab tunnistama ju, et ega me ei teagi ju ministrite arvamust. Sellepärast ükski minister, kui me seda arutasime põhiseaduskomisjonis, ei tulnud kohalegi. Küll kanti ette ametniku poolt, et mis on valitsuse arvamus, et nad ei toeta meie eelnõud. Aga mis põhjusel, täpselt ei olnud arusaadav. Ja kõik need ametnikud, kes käisid seda arvamust meile ette lugemas, siis küsimuse peale, kas te ise osalesite ka valitsuse kabineti istungil, siis vastus oli ei. Et see on see läbipaistvus. Kui me omalt poolt siin samas tulevad ministrid ütlevad, et peame, oleme ja nii edasi, peame kannatama ja teisest küljest, kui me ütleme, et aga olge solidaarsed, teeme siis teie esinduskulud, me isegi räägi ju kärbetest, teeme esinduskulud läbipaistvaks, siis selle kohta öeldakse, et läbi ametniku, et nad ei ole selle otsusega nõus. Aitäh!